Tere! Näed, ongi inimesi veel saalis, väga tore. Väga tore, et inimesed on leidnud tee siia tänasele keelefoorumile, mis on seoses raamatu aastaga Eesti raamatu 500. aastapäevaga korraldatud ja lugemisele pühendatud. Ja et te leidsite siin ka nurga tagant sissepääsu, kuigi Marek Tamm alustas tänaks konverentsi väga toredasti ja sobinuks see ettekanne vähemalt selle algus ka kõrvaltoas olevale neuroloogide ja neurokirurgide seltsile, sest esimene tsitaat ju pärines kuulsat neuroteadlaselt. Nii et see mingisugune mõtteline sild kõrvaltoas oleva skleroosi konverentsiga on siin ka meil praegu olemas. Aga see selleks, et läheme siis teema juurde ja alustuseks küsiks, millest me õigupoolest räägime, kui me lugemisest räägime. Et kas me räägime sellest, et lugemise või kirjutatud teksti kaudu, mida me loeme, ammutada informatsiooni. See on nagu mingis mõttes üks põhiline lugemise eesmärk ju olnud. Me juba muidugi suust suhu kantud suuline pärimus läbi aegade olnud, aga juba alates sellest, kui eestikeelne raamat on olnud, eestikeelne kirjasõna on olnud, siis juba Vilde kangelased käisid Eeru kõrtsis lugemas teadaandeid vene keisilt ja seadusi uurimas ja tekste loeti sellepärast, et informatsiooni saada. Tänapäeval informatsioon tuleb ju väga palju ka mujalt. Tuleb siin ettekannets on juttu olnud, et kokaraamatuid enam ei osteta sellepärast, et kuidas süüa teha, seda vaadatakse YouTube'ist ilma ühegi kirjaliku lugemist nõudva episoodit, et seal on kõik pildina olemas, kuidas porgandit hakkida ja kuidas soola peale raputada, kõik on pildina näha. Et võib-olla lugemist selles mõttes, et sealt kaudu informatsiooni hankida ongi pärast uute meediumide tulekut, pärast visuaalkunstide laialdast levikut ongi vähem, et kuidas seda siis härra akadeemik kommenteerib? Ja, see on väga asjakohane küsimus, et eks ole, kuidas üldse defineerida lugemist. Me oleme siin rääkinud täna erinevatest lugemisvormidest, rõhuga ilukirjanduse lugemisel, mis on õigupoolest üks spetsiifiline lugemise vorm, aga mitte tingimata kõige populaarsem või kõige isegi mõjusam. Ja mina ajaloolasena ikka kipun asju vaatama nagu pikemas ajalises perspektiivis. Ja tõsi on see, et kui me räägime lugemisest, siis on meil silme ees üsna unikaalne ajalooline situatsioon, kusagil seal 20. sajandi teisest poolest, kus lugemine tõesti oli nagu massinähtus, kus enam-vähem kogu ühiskond luges ja kuidagi me eeldame, et see ongi nii alati olnud ja peab nii jääma. Tegelikult on see tõesti erandlik ja kui me vaatame ajast kaugemale, siis lõviosa ajast inimesed ei ole lugenud ja lugenud väga vähe. Ja see, mida ajaloolased nimetavad lugemise revolutsiooniks, toimus 18. sajandi lõppu, 19. sajandi alguses, kus sellisest intensiivsest lugemisest, üksikute tekstide süvitsi lugemisest üksikute inimeste poolt liiguti nii ekstensiivsele lugemisele, kus hakati tõepoolest lugema lehti, romaane ja kus neid hakkasid lugema ka naised ja lapsed ja noored ja lõpuks 20. sajandi keskpaiku tõesti me oleme jõudnud siis olukorda, kus lugemine oli massinähtus ja hariduse nurgakivi. Nüüd mina ennustan, et see olukord kindlasti muutub ja ei ole midagi normaalsemat kui muutumine ja tõepoolest tekivad uued lugemisvormid ja tegelikult sellele oleks isest huvitav arutleda, et millised on need uued viisid lugeda, infot tarbida või esteetilist naudingut saada. Ma ennustan, et hakkab ilmnema või välja tulema erinevaid hübriidseid lugemisvormi, kus visuaalne ja verbaalne informatsioon on põiminu, kui me oleme siin harjunud, kus ka selline interaktiivne lugemine, kus tekib ka võimalus ise teksti sekkuda, teksti käekäiku mõjutada, valida endale sobivaid lõppe või arenguid, nagu me näeme mõningates filmieksperimentidest. Lühidalt lugemist tuleb alati kuidagi paigutada ajaloolisesse konteksti ja mitte arvata, et see minu arusaam lugemisest on ainuõige. Tegelikult lugemine pidevas muutumises ja see oli ka minu ettekande üks üleskutseid, et me peaksime suhtuma tunnustavalt erinevatesse lugemisviisidesse, mitte halvustama inimesi, kes mõistavad lugemist teisiti, kui meie oleme harjunud. Jah, seal tulles samast ettekandest tuli ka välja see, et lugemine on muutumas elitaarseks. Et tegelikult oli ju Goethe ajal ka lugemine vägagi elitaarne, isegi palju elitaarsem, kui ta tänapäeval on. Aga ometigi me ülistame seda kui valgustusjärgset tohutut plahvatust ja vaimset arengut.
ja see on muidugi paratamatu tõsiasi, vabandust selle väljade eest, aga see on tõsi, et lugemine on muutunud ja muutumisest on kogu see konverents ka rääkinud, aga tegelikult ma arvan, et meie konverents ei ole mõeldud siiski mitte igasugustest tekstide lugemisest, vaid ikkagi just nimelt ilukirjanduse lugemisest. Eeskätt me oleme rääkinud sellest ja oleme muretsenud sellepärast, et kas ilukirjandus kunstilise, esteetilise žanrina jääb ja millisesse positsiooni ta siis lähemas tulevikus nagu asetub kõikide muude kunstiliste nähtuste kõrvale. Siin olekski jäänud proua kirjandusõpetaja käest küsida, et mis teie arvate, et kuidas see siin võrreldes muude kunstivormidega ilukirjandus, kuidas see ilukirjandus jääb, aga kuidas selle populaarsusega lähemas tulevikus võiks olla teie meelest? Ja no ta kindlasti peab jääma. See ilukirjandusliku teksti mõistmine tegelikult annab aluse kõikide muude tekstide mõistmiseks, sest selline poeetiline keelekasutus ja kujundlikkus ja kui see noor inimene võib sellest aru saama, siis ta saab ikka igasugust tekstist aru. Tal on lihtne ka lugeda teadusteksti ja ajakirjandust teksti ja ta kindlasti peab jääma, aga selle populaarsusega ja selle nimel peab muidugi vaeva nägema. Et ta eelkõige on küsimus selles, et kuidas see õpilane saab aru sellest, et ta tõesti vajab seda ilukirjandust. Et kõigepealt, no see on kõige olulisem eesmärk, et see viia õpilasele see vajadus, et ta ei saa ilma selleta, et tal tekib tõesti, tal on piinavalt valus kõikide lugemata raamatute pärast, et ta lihtsalt peab haarama selle lugemise järele. Aga siin on muidugi hästi suur osa on õpetajaskonnal, et kuidas õpetajad seda serveerivad, seda kirjandust, mida me loeme. Mul on väga suur usk meie õpetajatesse. Ma olen emakeeleõpetajate seltsi juhatuse liige. Ma olen hästi palju näinud ka muid õpetajaid väljaspool oma kooli, oma kolleege teistes koolides ja nad on väga leidlikud. Nad leiavad igasuguseid võimalusi, kuidas seda ilukirjandust teha õpilastele isuäratavaks, kuidas reklaamida uudisteoseid, kuidas klassikat teha söödavaks. Et ma usun, et ilukirjanduse lugemine koolis vähemalt ei kao kuskile. Ja kui me koolis anname õpilastele selle harjumuse, selle lugemisharjumuse, siis ta ei saa, edaspidi ta elus ei saa hakkama niiviisi, et ta ei loe. Tal tekib lihtsalt vajadus edaspidi lugeda. No, jah, et siin ma võiksin natuke vastu vaielda, et nagu me nägime nende lugeja arvudest, et loetakse koolis ja loevad vanad inimesed, kes enam tööl ei käi. Aga need, kes on koolis käinud, on pääsenud sellest õpetaja nuudist ja enam ei viitsi lugeda. Nad käivad tööl, sõidavad autoga ringi, käivad rannas, Kanaari saartel. Neil ei ole, selles mõttes neil tõesti ei ole aega lugeda, mitte nagu õpilane räägib, ta peab trullima telefonist, tal ei ole aega lugeda. Et see päris õige väide ei ole, et kui inimene on hakanud lugema, on sunnitud lugema koolis, tõepoolest, aga nagu me näeme, pärast nad tegelikult enam ei loe. Ja see, kuidas lapsed lugema panna koolis, kirjandusõpetajad teevad muidugi head tööd. Ja ainult aitabki selline sundus, et kui sunnid koolis lugema, kui sa ei loe, siis ei saa koolist läbi. Et see kooli mõte ongi, et sa peadki vastikuvad asjad, kes ikka viitsib mingid keemia võrrandeid lahendada, palju huvitavam oleks ise kallata kokku keemia tunnis, eks ole, erinevaid aineid ja vaata, mis juhtub, kui õpetaja näpunäidete järgi seal korralike katsete ja aluste ja apetega. Et see on see on paratamatu asi, et sa pead sundima inimesi tegema. Aga mis ma tahan kirjandusõpetajate käest veel küsida on see, et tegelikult ju, kui ma enne küsisin, et kuidas see kirjandus kunstivaldkondades, siis ta on isegi eelisseisundis. Kirjandust on meil koolis õpetatakse, aga siiski, kui ma räägime kinost või teatrist või kunstist, et neid on tegelikult palju vähem neid tunde, kui üldse neid tunde koolis. Koolis sundus õpetab sind lugema, aga ometi juhtub pärast nii, et teisi kunstižanre, kuigi täna oli üldse juttu, aga ma usun, et teisi kunstižanre nauditakse ikkagi rohkem, sest nad on mingis mõttes, kui Marek Tamme esimese jutu juurde tagasi tulla, selle neuroteadlase jutu juurde tagasi tulla, kelle nime ma olen unustanud. Marianne Wolf. Marianne Wolf. Tema jutu juurde tagasi tulla, siis see ongi ebaloomulik see tekstide tähtede üksteise järel lugemine ja võrreldes sellega pildi vaatamine, filmi või teleka jõlitamine on palju loomulikum inimliigile. Nii et siin on kirjandusõpetajad on isegi eelisseisus, aga ometigi on
selline lugu selline, kuidas teie kommenteerite seda? No mina olen eripedagoog oma taustalt ja mõtlen just, et kirjandusõpetajad teevad seal juba valdavalt ikka seal põhikooli vanemas astmes ja gümnaasiumis, et see, et jõuaks selleni, et seda ilukirjandust saaks nautida, et on vaja ikka need tööriisad kätte anda ja tegelikult seesama, millega Marek alustas, et see on väga suur pingutus esialgu, eriti teatud rühmale inimestest, kellel on aju natukene teistsugune, eks ju, siin oli düsleksiat mainiti, et seal ühest küljest sund on oluline ja ühest küljest on sund oluline, sest ilma lugemata lugema ei õpi, aga see sund peaks olema nii, et laps ei taju, et see on sund, vaid teda miski asi ikkagi nagu tõmbab, et see oleks jõukohane, et see minul eripedagoogina on kogu aeg see, et kui jõukohasus ei ole paigas, kui asi on liiga keeruline alguses, siis see sund tekitab negatiivseid tulemusi ja siis see inimene hiljem raamatut kätte ei võta. Jah, ma olen sellega väga nõus, et raamat peab olema eakohane. See on üks tähtsamaid küsimusi üldse lugemisharjumus ja lugemise mõnu tekkeks. Ma mäletan endagi kooli ajast, et meil oli ka kohustuslik kirjandus ja pidi lugema just nimelt neid raamatuid ja enamasti nad olidki eakohased, aga näiteks kummaline lugu, hästi isiklik kogemus, Goethe Faust sunniti mulle liiga vara peale, ma ei saa mitte midagi aru alguses. Ja see oli üks näide sellest, et ma lugesin vales eas Goethe Fausti, pärast ma olen seda nautinud, aga sel hetkel tundus see väga segane, tundus täiesti valel ajal mulle peale sunnitav. Teine näide palju hilisemast ajast on see, et mul jäi sellest 20. seiklusautomaatide mälest mul jäi lugemata Tolstoi, Aleksei Tolstoi Kaarini Hüperboloid. Ja ma lugesin seda pärast selle vennaskonna laulu alles. Ja see tundus nii maru igav raamat, kõige igavam, aga tänu sellele, et ma lugesin seda mitukümmend aastat hiljem, kui ma oleks pidanud seda tegelikult lugema. Nii et üks, millest täna on väga vähe siiski on riivamise juttu olnud, et see on õigel ajal õigeid raamatuid lasta lugeda, mitte valesid raamatuid. Aga ma tahaks, üks hetk, väga olgu, tehke kommentaar, ma tahtsin teemat täpsustada. Kuna küsimus oli selles, et kuidas nende teiste kunstidega siis on, ma tahtsin seda kommenteerida, et kuidas nende teiste kunstidega on, et need on ju kõik seotud selle kirjandusega, lihtsalt see on jälle kirjandusõpetaja ülesanne, et ta leiab need seosed üles ja meie just selle Faustiga just meil tuligi meelde, me võtsime Fausti ja käisime kohe vaatamas siin teatris Fausti etendust, seob kunstid väga hästi oma vahel ja muusika, et see on jällegi, see kõik on võimalik, et need seosed leida ja selle, mis puudutab neid nüüd teisi või neid inimesi, kes üldse ei loe pärast kooli enam, need on kooli ajal ju ka. Et me vaatasime, nendest graafikutest tuli välja, et mingi 6-7% on sellised, kes ongi lugemisraskustega, nad ei suuda raamatuid lugeda, nad ei saa tekstist aru, nad ei taha ka, ärge mulle üldse soovitage mitte midagi, ärge motiveerige mind, mulle ei meeldi, et need jäävad ju alles ühiskonnas ja see on normaalne, see on praegu, need on alati olnud ju neid, kes ei loe, et me peame, ma arvan, leppima lihtsalt sellega, et sellised inimesed on meie hulgas, kes ei taha lugeda ja ärgu lugegu. Omal ajal jõudnud gümnaasiumisse, aga Marek tahab lisada. Ja mõtlesin, kuna sa ikka vahetad teemat, siis ma veel selle eelmisega seoses teeks ühe repliigi, et minu jaoks nii mõneski ettekandes, aga siin keskustelus on liiga sageli esinenud sõna sund ja kohustus ja ma paraku kuulun sellesse parteisse, kes väidab, et see ei ole mõistlik viis, kuidas inimesi lugema panna või meelitada. Ja mul on ikka meeldinud ka eesti keeles ilmunud Daniel Benaki raamat Nagu romaan, kus on siis juttu lugeja õigustest. Ja ta sõnastab 10 punkti lugeja võõrandamatud õigused, mille esimene õigus on mitte lugeda. Või näiteks lugeda omal valikul või jätta vahele ja nii edasi. Ja mulle tundub küll, ka meenutades oma enda kooli aega, et ikkagi mida suurem vabadus, seda suurem on lootus, et tõepoolest ka tekivad sellised pühendunud lugejad. Et see on muidugi peen tasakaalu otsimine ja soovitamine hädavajalik, just nimelt mitte ainult eakohane, vaid ka isikukohane, sest et arvata, et kõik üks vanusegrupp tahab lugeda samasugused raamatud on ekslik ja selles mõttes ma toon oma irduva hääle siia, et ma põhimõtteliselt ei toeta kohustuslikku kirjandust ja ma põhimõtteliselt ei toeta sellist kvantitatiivsele lähenemisele tuginevat õpetamist ehk vaja läbi lugeda mingi hulk teosed või hulk lehekülgi. Kool peaks õpetama süvenevat lugemist ja ausalt öeldes, kui loetakse läbi mõttega ja mõtestatult üks raamat, sellest piisab, et kogu minu meelest gümnaasiumi õppes, et tekitada see lugemise kogemus, mille peale saab elu jooksul ehitada veel väga palju. Et kui ma
oleks valida, kas need koolilapsed loevad läbi 1000 lehekülge nagu pinnapealselt või 100 lehekülge süvitsi, siis igal juhul ma eelistan 100 lehekülge süvitsi. Ega eesmärk on meil, kuigi me elame eri parteidest ja esimärga vasakul ja paremal pool, aga eesmärk on lõpuks ju see, et inimene õpiks lugema selles mõttes, et ta saavutaks selle naudingu ja esteetilise elamuse ja see kunstižanr, ilukirjandus ei hääbuks, sest see on meie ühine eesmärk ja see on see piitsa ja prääniku poliitika praegu. Anname tõesti Tauno Vahtrale vahepeal sõna, muidu tema istumise keskele ei ole. Ma tahtsin esiteks seda öelda, et minu arust meil ei loeta üldse väga palju. Et ma ei ole küll ise õppinud Ameerikas ülikoolis, aga mitmed minu tuttavad, kes on rõhutanud seda, et meil ei saada aru sellest, kuivõrd palju seal on kombeks lugeda. Et sa pead ühe kursuse raames lugema võib-olla juba niivõrd mitmed ja see ei käi ainult ilukirjanduse kohta. Tegelikult meil ei loeta üldse nii kohutavalt palju, et me lihtsalt anname tegelikult ju kogu aeg natukene järgi arusaadavatel põhjustel ja noh, ütleme, mõnes mõttes ma olen nõus sellega, et see sundus mõjub halvasti, aga noh, samasugune jutt nagu need korrutustabelid grammatika keeles, et kui sul aluseid ei ole, sul on väga raske edasi minna kuskile. Kas sa räägid ülikoolist või koolist? No praegu ma räägin juba koolist, aga noh, ülikoolis jah, ütleme, tegelikult ka loetakse meil kõvasti vähem minu arust. Sa räägid Ameerika eliitülikoolidest, kuhu on väga suur konkurss ja kus on väga suur motivatsioon, kui sa räägid Ameerika sellist osariigi tavalist ülikoolist, sa loetakse oluliselt vähem kui Eesti ülikoolidest. Me ei pea rääkima kõige kehvemast ülikoolist, et selles mõttes ma ei räägi ju siin ka mingisugust ainult mingist Ivy League'ist, et ikkagi tihtipeale loetakse väga palju rohkem. Aga noh, lugemine on lihtsalt, noh, ta on teistmoodi kogemus, selles suhtes, see nõuab ju pingutust. Et no, filmi vaatamine, muusika, ka teater on passiivsed kogemused, sa lihtsalt istud ja mingi asi õilmitseb su ümber. Et see ei nõua kaugeltki nii palju süvenemist. Aga no, kui me vaatame numbreid, hea küll, me näeme, et 3,7 miljonit raamatut trükitakse aastas. Me ei tea, palju nendest ära müüakse. Sellist statistikat ei ole. Ma arvan, et see on alla poole. Me ei tea, palju nendest loetakse. Ma arvan, et see on omakorda sellest ära müüdud, sellest alla poole. Me ei tea seda, mis see number on, aga noh, loetakse ka vanemaid raamatuid muidugi, mitte ainult sellel aastal ilmunud. See on ju ka selge. Aga sellest hoolimata see number on suurem kui kinol ja teatril. Kinos käib aastas Eestis umbes 2,5 miljonit inimest, teatris kusagil minu arust 1,2 miljonit aastas. Et noh, raamatud loetakse kindlasti rohkem kui 1 miljon või 2 miljon Eestis, et sa ei saa ju võrrelda samamoodi, et sa ei korruta läbi etenduste arvu kõigi toolide arvuga teatris, kuigi sinna ei tulnud inimesed kohale. Nii et selles mõttes tegelikult ju ikkagi neid tarbitakse, aga võt see ots just, et kui loevad lapsed, sest neil kästakse ja siis vanad kas sellepärast, et nad tahavad või see on kättesaadav, siis minu arust see murekoht on see, et kas järgmises põlvkonnas ka need keskealised, kui nad saavad sinna järgmise vanusegruppi vanemate hulka, kas nemad hakkavad enam lugema? Mina kahtlustan, et nemad hakkavad ikkagi oluliselt vähem lugema. Nii et noh, see summeerub ikkagi. Nii et see ei ole ainult see, et noh, see on see, et keskealistel on seal mingisugune kogu muu eluga nii palju muud jauramist, et lihtsalt raamatud ei mahu sinna kuskile vahele nende jaoks. Et see on ikkagi natuke see küsimus ka, et mis saab siis järgmise põlvkonna, aga mul on tunne, et nad ei kanna seda samamoodi edasi. See oleks huvitav jah, nüüd teha uuring siis 20 aasta pärast, kui see praegu vanem lugev põlvkond on ära surnud, et milline siis see graafik on, see on tegelikult, see on küsimus, mida me saame keelefoorumil arutada 20 aasta pärast. Aga ma tahtsin mitte teemat muuta, vaid tegelikult täpsustada. Esiteks me ei räägi mitte igasugusest lugemisest, vaid räägime põhiliselt ilukirjanduse lugemisest ja teiseks me ei räägi mitte igasuguse ilukirjanduse lugemisest, vaid eestikeelse ilukirjanduse lugemisest. See on see meie põhiülesanne, mis paneb ju lõpuks, kannab Eesti riiki, kultuuri ja rahvast igavikku, et see eestikeelse kirjanduse lugemine, olgu see siis värske kirjandus või vana kirjandus, juba varem ilmunud kirjandus, et see on tegelikult küsimus, et millist lugemist me peaksime arendama ja mille üle me peaksime siin arutama ja tegelikult koos teiega, armsad televaatajad ja inimesed saalis, et see on küsimus, mida me peame
mida me peaksime siin arutama. Marek. Aga ma veel täpsustaks, et me räägime lisaks nendele eelmisele 2 kitsendusele ka kitsamalt raamatute lugemisest ja see on ka tegelikult natuke problemaatiline, eriti kui me tahame asju vaadata pikemas perspektiivis, et kui teha see küsitlus 20 aasta pärast, siis ma arvan tõepoolest, et raamatute lugemine langeb, aga võimalik, et lugemine kasvab. Ja isegi julgeksin väita ilma väga põhjaliku uuringuta, et tänapäeva inimesed loevad oluliselt rohkem kui inimkonna ajaloos varem. Lihtsalt nad loevad erinevaid asju, nad ei loe tingimata raamatuid. Ja natuke see raamatu fetiš on ka ohtlik. Et jällegi raamat kui selline materiaalne nähtus, trükiraamat on üsna lühikese elueaga. Selline massiline trükitoode, et on sisuliselt 19-20 sajandi nähtus. Ja kas me peame eeldama jällegi, et see on asi, mis jääb? Ma julgen kahelda, et ta ei jää sellisel kujul. Nüüd küsimus on jah, et millised vormid tulevad asemele ja millised võivad olla ka nagu selle uute vormide miinused. Me näeme, eks ole, et järjest rohkem loetakse lühitekste ja igasuguseid selliseid vilkuvaid tekste ja need kindlasti tekitavad võib-olla tähelepanu ja muid probleeme. Ja selle mõttes ma rõhutangi, et kool võiks olla veel see koht, kus see süvalugemise oskus nagu edasi antakse. Aga jah, et me oma arutelus ja ka tulevikule mõeldes ei jääks kinni raamatusse kui nagu ainsasse viisi midagi lugeda. Ja aga uuesti me ei räägime mitte ainsasse viisi midagi lugeda, vaid räägime konkreetselt ikkagi eestikeelse ilukirjanduse lugemisest just nimelt. Ja see ei tähenda muidugi mitte seda, et see peaks ilmtingimata olema köidetud paberile trükitud raamat. Ta võib olla ka mingil teist peale, e-raamat, mida siin professor Lindström loeb. Aga võib olla ka mingisugused teistsugused, aga see, et raamat jääb mingisugusel kujul, selle võib ilmselt ikkagi arvata, ta jääb, sest seni on kõik asjad, ma ei tea, teatri kõrval on kino tulnud, ikka alles jäänud, televisioon on tulnud, ikka muud asjad alles jäänud, raamatu kõrval on tulnud e-raamatud ja audioraamatud, aga raamat ikkagi on alles jäänud. Et ma arvan, et see meedium tegelikult kuhugi ei kao, aga see on õige, et me ei pea kitsendama ennast mitte selle raamatu kui füüsilise tarbeeseme tarbimisele, või keskendugem nüüd eestikeelse ilukirjanduse tähtsusele tulevikus ja selle nii-öelda, mis on tema väljavaated, sest et selge on see, kogu selle jutuga kokkuvõttes siin praegu ja eelmisi esinemisi, et see aitab mõtlemist, see aitab keeletaivust, aitab eneseväljendust ja aitab ka muust elust üldse arusaamist, kui sa ilukirjandusega tekste emakeeles loed. Ja siin ongi nüüd küsimus, et mida teie arvate, te olete kõige vähem rääkinud, mis teie arvate, kui vaadata väga väiksed lapsi, et mis ajast alates siis ingliskeelne kirjandus nüüd eestikeelse ilukirjanduse ära sööb? No see tuli küll ootamatu küsimus nüüd. No just eile tuli uudis, et meie laste inglise keele oskus on ikka paranenud. Nii et ma arvan, et see kokkupuude inglise keelega on meil kindlasti enne kooli. Kindlasti kohe. Ja ma selles mõttes olen hästi nõus Marekiga, et ma arvan ka, et see kurtmisest pole kasu, et mõtleme seda, et ta läheb ilmselt mitmekesisemaks. Ja see, et üks asi on see inglise keele sissetung, aga põhimõtteliselt ka kokkupuuted keelega erinevates vormides muutuvad mitmekesisemaks. Ja seal võib jääda see, et nüüd selle lugemisoskusega on pahasti, võib-olla nii-öelda digitaalne lugemisoskus, selle oskused jälle on oluliselt paremaks läinud, et ma ei dramatiseeriks nagu liiga üle seda olukorda, aga muidugi see kokkupuude hea eesti keelega, need praegused olemasolevad uuringud, mis ka Eestis on tehtud, ikkagi ohumärk on tõesti, et see muutub laste jaoks vähesemaks ja ega see ei toeta nende eesti keeleoskuse arengut. Ohumärgid on selgelt tõus, kui me meenutame, mis Tauno näitas, mis need Saksamaa ja Austria raamatupoodide raamatukaaned. Tuleb veel, et saksakeelsed raamatud toodetakse ingliskeelsete kaantega. Meil on ka mingisuguseid ingliskeelsed lühipealkirjadega raamatud eesti keeles ilmunud, väga skandaalsedki. Untitled 12 näiteks, mul tuleb praegu meelde. Ja seda mitte, aga ütleme, ohumärgid on selgesti õhus ja meie ülesanne on siin Armas Foorum nüüd teha mingisuguseid ettepanekuid, et mulle tundub, et me oleme ühel meelel selles, et eestikeelse ilukirjanduse levik ja selle tarbimine ja lugemine on mõistlik tulevik, seda me peame taotlema ja mida siis teha selleks, et seda taotleda? Marek? Ma julges ka siin olla väga optimistlik, et eestikeelse ilukirjanduse ja selle lugemise seis on väga hea, parem kui viimastel aastakümnetel. Ja isegi huvitab, mida Tauno selle peale kostab, aga mäletan, kui mina sisenesin Eesti kirjastamismaailmas umbes samal ajal Millenniumi vahetusel, siis oliks
igavene häda Eesti autorite müümisega ja ikkagi kindel sissetulek tuli välis ehk siis tõlke kirjanduse avaldamisest ja müümisest. Nüüd see on täiesti muutunud. Et kirjastusel ei ole üldiselt kindlamat müügiartiklit kui eestikeelne ilukirjandusteos. Eesti autori ilukirjandusteos, olgu ta siis lasteraamat või veel parem romaan. Ja vaatame ka nagu Varraku kogemusest, et ikkagi Varraku viimase kõik hitid on Eesti autorid mõne erandiga. Ehk et Eesti inimesed pole kunagi, vähemalt kunagi, ütleme sel sajandil või pärast iseseisvuse taastamist tundnud nii suurt huvi Eesti kirjanduse vastu, algupärase kirjanduse vastu ja Eesti autorid edetabelites suudavad edukalt ära teha mitmetele rahvusvahelistele menuritele. Nii et selles mõttes ma oleksin üsna optimistlik ja ma mäletan just nimelt sel aastatuhande vahetusel samal ajal ma vaatasin, mis Soomes toimub ja Soomes oli see pööre juba toimunud. 2000. aastate alguses Soome raamatuturul valitsesid Soome autorite algupärased romaanid ja Eestis oli pilt teistsugune. Nüüd me oleme Soomele järele jõudnud ka meie raamatuturu üle, kui me vaatame need aastalõpu edetabeleid ja võtame sealt välja Chuck Norris anekdoodid ja mõne muu veidruse, siis tihti on seal Eesti autorid. Ma ei tea, kas see tundub. Mida siis Tauno selle peale kostab? No, ma ütleks, et ma olen osaliselt nõus, aga mitte päris. Et see nüüd sõltub sellest, et kui populaarsest autorist me räägime. Et kui me võtame nüüd ilukirjanduse koos tõlke ilukirjandusega, siis see väide on tõsi, et tundmatud Eesti autorit on vähem riskantne avaldada kui tundmatut välismaa autorit, isegi kui see tundmatu välismaa autor on seal saanud mingi, ma ei tea, Bookeri preemia või mingi sellise auhinna, mis Eestis niikuinii mitte kedagi eriti ei huvita. Aga see nüüd päris nii roosiline ei ole, sest mõttes, et kui tegemist on juba tuntud Eesti autoriga, siis tema puhul võib see tõesti olla üsna kindel, et see ikkagi müüb üle keskmise. Väga suure osa sellest küll ostavad raamatukogud. Aga kui nüüd sealt nagu nõks allapoole minna, kes autorid, enamik autorid, kes ei ole nii tuntud ja populaarsed, siis seal tekib selline kummaline, natukene huvitav seltskond autoreid, keda loetakse üksnes raamatukogus. Ja me oleme nagu ikkagi nagu müügiandmetest mõnikord ikka kohe vaadanud huviga, et võibki nii juhtuda, et autor, kes on raamatukogudes äärmiselt laenutatud, tema kõigi Eesti jaepoodide peale kokku päriselt siis nagu poes müüb võib-olla alla 10 eksemplari. Et seal on selline väga kummaline terav vastuolu, ehk siis inimene väga tihti peas teeb sellise lahterduse endale autorite osas, et see on see raamat, mida ma ostan ja see on see raamat, mille eest ma raha ei käi kunagi välja, aga raamatukogust ma võin ta võtta. Ja lasteraamatute osas ma nii väga nõus ei ole, et lasteraamatute osas on alla 10 sellise autori, kes päriselt edukalt müüvad Eesti autorite seas, et ülejäänutega on kindlasti märksa raskem. Et see muudatus see hakkas toimuma kuskil seal 2010. aasta vahel, et tõlge järjest langes, et kuidagi neid tõlked oli nii palju, lugejad kuidagi hakkasid nende suhtes huvi kaotama ja siis nad hakkasid lugema selle asemel rohkem Eesti asju, et oli tuttavad märksõnad, enda eluga sarnasem ja tollest ajast pärinevad sellised ütlused, mis on natuke utreeritud, aga osaliselt ikka põhinevad ka tõel, et tasub mõttekamana avaldada mingisugune raamatukogudes laenutatav Eesti naistekas, mitte Nobeli laureaat. Sest see Nobeli laureaat võib müüa 350 eksemplari, aga võib-olla see kohalik ütleme natuke vähem pretensioonikas tekst, võib-olla see müüb 400, kuigi tänaseks päevaks see number on kindlasti väiksem pigem.
Aga kas selle tõlkekirjanduse, see on puudunud väga just seda lugemisest, aga kas tõlkekirjanduse populaarsuse langusse sajandivahetusele järgsel aastatel ei ole tingitud mitte sellest, et need tõlked väga paljuski olid allapool igasugust arvestust, et ilmus tohutult hulga tõlke, mida oli võimatu lugeda? Hästi, ma toon ühe näite muideks, et ma istun ka Loomingu Raamatukogu kolleegiumis ja Loomingu Raamatukogu väga hästi toimetada ja tõlgida. Ja Loomingu Raamatukogu aastast aastasse kõige müüduvamad numbrid on Eesti kirjaniku numbrid, et Loomingu Raamatukogu avaldab ka Nobeli laureaate ja muid, ikka jälle kõige müüduvamad numbrid on Eesti kirjaniku autorid. See tõstab seda, et minu väide, et see võil olla tingitud väga kehvadest tõlgetest, ei ole tõsi. Aga kuidas teie kommenteeriksite seda, et see Murakami just kõige populaarsem autor Eesti laste seas on? No see vist ei ole nagu lõpuni tõestatav. Ivike Hein nimetas seda oma ettekandus. Miks ta meeldib noortele? Ma arvan, et see maagiline realism üldiselt sobib praegusele põlvkonnale hästi. Ei oska, ei ole seda uurinud, et mis nad seal hindavad kõige rohkem, aga ilmselt kuidagi tal on üsna sarnane see mina tegelane tavaliselt seal Murakamil ja ilmselt sellel peategelasel on midagi väga tunnuslikku sellele tänapäeva noorele ka, midagi väga ühist, eks ole, et inimene, kes ei leia oma kohta ja ta teeb vale asja ja ta ei ole rahul oma eluga ja kuidagi nad tunnetavad seda ilmselt juba. See on huvitav, on üks aspekt veel see, et need lapsed tahavad lugeda või noored tahavad lugeda asju, mis on võimalik nende enda lähedalt, et nad saavad samastada, samas on ümbrus, samas on see, et selline nii-öelda realistlik kaasaegane kirjandus, et ma mäletan, et omast ajast oli just seiklusjutud, et kaugel maal, mis juhtub, et maru põnev džunglis hüppavad seal ringi, et see oli maru põnev, et aga praegu on täpselt vastupidi, et maru põnev on see kõige igavam õigapäeva ööl, mida niikuinii näed, ja seda sa loed hea meelega, siis kuidas seda kommenteerida? Noorte romaanidega me oleme märganud seda, et kui on Eesti autori noorte romaanid, et alati on edukamad need, kus tegevus toimub nii-öelda päris Eesti kohas, kaasajal. Jah, kas või Supilinnas, ma ei tea, kus iganes, Raplas, Hiiumaal, aga nii kui see toimub kusagil fantaasia maailmas või välismaal, siis huvi on kordades väiksem. Väga põnev. Aga nüüd, kes selle praegu teemaploki kohta tahab keegi siin saalist või lugupeetud televaatajad midagi küsida, siis palun. Praegu on see võimalus. Siin enne mulle mõned andsid märkinud, tahtsid mitte lugeda, mitte ka kirjutada, vaid küsida. Palun, kas siin on mikrofon ka veel anda? Sest et te olete niikuinii juba saanud esineda. Mina olen ka juba küllalt rääkida. Aga inimesed, kes on istunud saalis või päeva otsa kuulanud, tahaks ka veel midagi ütelda. Palun. Tänan. Ma tahaks tegelikult tuua rohkem hariduse konteksti tagasi selle lugemise veel. Et kui me mõtleme hariduse kontekstis, siis lugemine ei ole kunagi asi iseeneses. Sellega tehakse midagi edasi koolis. Ja sellest on päris vähe räägitud praegu. Õpilaste esindaja tõstatas selle, et mida tehakse siis, kui arutletakse kohustusliku kirjanduse teoste üle, et õpilastele meeldib arutleda nende üle. Aga et mis toimub edasi siis, kui see raamat on, kes siis on sellest mida lugenud, kas ta on ta läbi lugenud või ta on lugenud seda ChatGPT kokkuvõtet või tõmbanud selle kuskilt annaabist, et mis toimub, mida õpetaja annab talle ülesandeks klassile siis selle raamatu põhjal või tekstide põhjal, mis on loetud. Et see võiks olla üks, mis aitaks õpilastele aru saada, miks nad peavad lugema, mõtestada seda eesmärki. Aitäh selle küsimuse eest. See küsimus on täiesti aru saada. Ma peaks ütlema, et oma koolipõlvest mäletan, et just nimelt väga tore oli lugeda ja kõige tobedam asi selle juures oli see, et kui pidi lugemiskontrolli tegema pärast, et see oli just vastupidi. Aga see küsimus on tegelikult puhtalt õpetajale. Palun, Ivike Hein, mis te vastate? No ja selle lugemiskontrolli mõiste ise on selline juba natukene hirmutav, eks ole, et see kontroll, et kas ma olen lugenud, et eks need lugemiskontrollid ikkagi tänapäeval ongi rohkem sellised arutelu küsimused ja iga teose puhul on ikkagi lõpuks tähtis see, et mida ta siis ütleb mulle, mida ta mulle isiklikult ütleb ja mida see ütleb meie aja kohta või kuidas seda seostada selle tänapäeva, kui me loeme mingisugust klassikalist möödunud sajandi või hullem mingi 17. sajandi teost.
Ja, et miks me seda siis loeme, et mis sellel on, mis see sõnum tänapäeval või mulle, meie põlvkonnale on. Et nagu see on nagu kõige olulisem, et selleni jõuda. Et see, no sellest lugemiskontrollist üksi muidugi ei piisa, eks ole, tuleks ikkagi ka arutada, et õpilased saaksid omavahel arutada selle teose üle, mida nad lugesid. Ja sellepärast ma ütlengi, et kui mida rohkem neid teosed ikkagi on, mida me loeme, seda parem on. Et ma selles, pedagoogiliselt ma selle ühe raamatu lugemise ideega ei nõustu, kuigi ma saan väga hästi sellest aru, et see oleks suurepärane, kui meil oleks see aeg, et tõesti nagu süvendatult ühte teost lugeda. Aga kui see teos on ikkagi selline, mis ei kõneta, mind ei kõneta ja me tegeleme ainult selle teosega ja mitte midagi muud ei loe, siis see võimalus, et ma leian gümnaasiumi jooksul selle oma raamatu üles, peaks ikkagi olema selles õppeprotsessis sinna sisse kirjutatud, et tea küll, me ühte teost, eks ole, analüüsime sügavuti ja see kindlasti on väärt teos, see on jälle omaette küsimus, et mida ma siis võtaksin selleks teoseks. Et kas ma võtaksin Tammsaare Tõe ja õiguse esimese osa või ma arvan, me ei pea nii absoluutselt selle Marek Tamme ideega üldse kaasa minema praegu. Minu mõte oli, et igaüks loe, mida tahab, mitte et kõik klass läheb ühte. Jaa, aga see on väga raske küsimus, et kuidas seda organiseerida, kui 40 õpilast on klassis. Kas õpetaja jõuab kõikide nende õpilastega tegeleda, seal on lihtsalt praktiliselt on seda üsna raske ellu viia, et kuigi see idee on õilis. No tuleks tagasi selle küsimuse juurde, et mida siis ikkagi teha, kui nad on, ütleme, terve grupp lapsi on ära lugenud ühe raamatu, siis pärast toimub arutelu, lugemiskontrolli arutelu, siis see arutelu asi on tegelikult maru huvitav. Kui ma ise olen mõne raamatu lugenud ja keegi teine on lugenud selle sama raamatu, keegi kolmaski, ja siis saab mõelda ja edasi mõelda, mis selles raamatus oli, mis arutleda selle raamatu üles on tohutult, tegelikult see on väga nii-öelda kihvt asi. See mulle on väga alati meeldinud ja mitte ainult mulle, vaid tänapäeval mulle tundub, et väga moodi läinud ka sellised asjad nagu lugemisklubid. See on mingi rühm inimesi, üks on suvaline rühm, 10 inimest kogunevad kuskil mingisse korterisse, siis valitakse ühiselt välja, nüüd loeme siin järgmine nädal jooksul Nils Holgerssoni imelised seiklused läbi Rootsimaa näiteks. Tulevad nädala pärast kokku ja räägivad, mis Nils Holgersson tegi, kuidas neil oli. Et need on maru populaarse, mina ei mäleta varasemast ajast üldse sellised lugemisklubisid. Tänapäeva isegi president tele-eetris teeb sellised lugemisklubisid. Ja nüüd selle lugemisklubidega seoses tuleb mulle uuesti küsimus kirjastajatele, et kas sellised asjad, näiteks telekas, mingist raamatust räägitakse, kas või see presidendi lugemisklubis. Kas see on siis oluliselt tõstnud selle raamatu populaarsust, kas see läbimüük on oluliselt kasvanud või see tegelikult oluliselt vahet ei ole? No, ma alustaks sellest raamatuklubi või lugemisklubi otsast kõigepealt, et need on, see on nüüd selline Eestis ka uus mood, kuigi see pole mingi uus nähtus. Ja see on nüüd võib-olla siis positiivne näide selle kohta, et kuidas välismaa mood lihtsalt meile jõuab, see ei ole ju mingisugune Eesti leiutis. See on tegelikult see on tulnud Ameerikast läbi siis Põhjamaade meile. Nii et neid on tõesti üsna palju nüüd tekkinud, et ma olen neid siin nüüd viimase aasta jooksul umbes tosinat näinud ja võiks kohe muidugi märkida, et kõigi klubide peale kokku ma olen siiamaani näinud liikmete hulgas 2 meest. Aga see on küll siiski asi, mida ma soovitaksin võimalusel kaaluda, et ka koolis oleks kuidagi natukene poolvabatahtlikus vormis, sest see normaliseerib kirjandust. Ma arvan, et see nii-öelda kirjanduse normaliseerimine üldises elupildis on väga oluline. Aga see teine pool nüüd, et kui palju see mõjutab ja ükskõik, kas ta on siis mingisugune telesaade või meedia üldse, mõjutab küll, aga natukene sõltub sellest, et milline meedium ja mis vormis, et paraku üha vähem mõjutab ajaleht, et see, kui kuskil ilmub mingi üks arvustus, seda ei pane mitte keegi enam tähele ja kirjanduskülgi ka tänapäeval peaaegu et ei eksisteeri, nii et sest polegi mõtet eriti rääkida. Aga nüüd kõige võimsam loomulikult ikkagi on tele, aga kui palju on raamatuid, mis saavad endale eetriaega aasta jooksul aktuaalses kaameras, et neid on ikka väga vähe. Et võib-olla 6-1 ja jumal teab, mis see võib olla parajasti, et see võib üsna juhuslik ka olla.
Ja siis on need nii-öelda pooleldi kirjandusliku kultuurilise sisuga saated, ükskõik, kas on nüüd siis see kirjandusministri asi, presidendi raamatuklubi teine variant, Opis on aeg-ajalt ikka raamatuid, Ringvaates, Terevisioonis. Nendest ma ütleks kõige rohkem mõju võib-olla omab, ma kahtlustan, et ikkagi vist Ringvaade, seejärel Terevisioon, ja siis edasi nüüd need vähesema, natuke väiksema vaadatavusega saated, nagu kui keegi on seal võib-olla nüüd kas kirjandusministri saates, presidendi raamatuklubis või isegi Prillitoosi raamatusoovituste rubriigis. Nii et, aga sa ei müü ükskõik mida maha telega. Nii see päris ei käi. Et seal peab ikkagi olema valmisolek seda ära süüa. Et see on loomulikult, ja siis seal ongi see vahe. Me oleme need numbrid üritanud vahel vaadata. Kuidas see päriselt numbrites välja näeb? No ma võin öelda, näiteks kui autor tuleb kirjandusfestivalile head read, siis see müüginumbrites keskmiselt väljendub selles, et müüakse paarkümmend raamatut. Ei ole nagu 200, kindlasti mitte. Mõned 10 eksemplarid müüakse pigem. Kui see käib, ma ei tea, jumal teab, mis põhjusel tõesti läbi Aktuaalsest Kaamerast, siis ta müüb ikkagi 100. Aga ka jällegi sõltub natukene raamatust. Kui on need, ütleme sellised kirjandusministeeriumi saade ei ole niivõrd raamatupõhine, see on autoripõhine, mis tähendab, et ta enamasti konkreetse raamatu müüki nii väga palju ei mõjuta. Raamatuklubi see presidendiga on ühe raamatupõhine. See võib mõjutada rohkem, aga see sõltub nüüd raamatust. Nii et ütleme, et nii palju kui mina nüüd tean, siis nende raamatute puhul, mis on populaarsemad, see võib olla 3-kohaline number, aga mis on sellised, mille vastu potentsiaalsel lugejal sooja tundeid ei teki, siis võib ikkagi juttu olla võib-olla, ma ei tea, 30 kuni 50 eksemplarist. Nii et me ei räägi sadadest ja tuhandetest. Huvitav. Aitäh selle vastuse eest ja siin tasuks kõrva taha panna siis õpetajatele, et see soovitus lugemisklubilaadsed asja pool vabatahtlikult koolis teha, et see võiks olla päris tore asi, mida ma võiksime foorumis edasi soovitada, tõepoolest seda teha, sest et koolis on see võimalik. Miks seal on mehi vähe või mina näiteks ühegi lugemisklubiga liitunud ei ole, sest mulle ei meeldi see, et mulle öeldakse, mida peame lugema. Ma tahan ise järgmist raamatut valida, mida ma loen. Aga koolis sa saad öelda, nüüd loeme kõik mingid raamatut ja siis on see pool vabatahtlik ja siis need, kes seal lugemisklubis osalevad, need saavad siis veel lihtsamalt pärast tunnis ju ma tean siiski vähemalt ühte lugemisklubi, kus kõik on mehed, nii et on kaks meest siis. Ma ei ole neid ise kohanud, aga selline klubi pidi olema olemas. Meeste M-klubi. Kas ma tohin ühe? Jaa, olgu, teeme. Meil näiteks on vilistlaste lugemissalong olemas ja seal on valdavalt noormehed, kes on nüüd küll juba tudengid ja seal on, ma arvan, seal on rohkem poisse kui... See ongi see sama klubi, millest Tauno Ohtar teadis. Ei ole, seepärast, et üks oli ühes klubis ja teine oli teises. Ei, aga need, kus on enamik mehed, millest sa kuulnud oled? Ei, need olid minu arust natuke vanemad juba, aga... Vilistased, ma olen ka vilistanud, vana mina. Aga Marek tahtski midagi selle kohta ütelda. Ja ma lihtsalt veel jätkan, et niivõrd, kuivõrd tõesti meedias on raamatute kajastamine allakäiguteel, on ta üleskäiguteel sotsiaalmeedias ja selles mõttes siin on ka täna kõlanud veel mõningad sellised iroonilisi noote sotsiaalmeedia aadressil, et see meelitab justkui noori raamatutest eemale, aga teistpidi ta võib ka meelitada noori raamatute juurde, sest et meil on tekkinud igasugused Instagrami ja TikToki, aga ka isegi vanast ajast Facebooki sellised raamatuinfluencerid, kes siis aktiivselt räägivad raamatutes, mida nad loevad või pildistavad neid ja tegelikult nende rolli ei saa ka alainata tänapäeval. See on huvitav, meil on sellest rääkida, aga see on tõesti oluline asi, mida nüüd täna esimest korda foorumil tuli. Aga nüüd meil on, ma vaatan, veerand tundi jäänud selle olengu lõpuni siin. Ilmar Toomkus tahab küsida, paneme talle sõna ja siis ma ei taha küsida, ma tahan vastata. Seda parem, palun. Nagu üks tark inimene ütles, et
küsimused on vastatavad, aga vastused on küsitavad. Mõtlesin, et 5 lolli võivad küsida, 1 tark vastab. Täpselt jah, täpselt niimoodi. Ühesõnaga, meil on mitu erinevat vaatenurka praegu siin ja räägime lugemisest ja raamatutest, aga võib-olla üks selline tänase foorumi kontekstis võib-olla natukene kõrvaline tegelane on ju kirjanik, kes neid raamatuid kirjutab ja mingi roll tal selles lugemise kontekstis kindlasti on. Ja kui ma mõtlen sellele, me oleme rääkinud üsna palju kohustuslikkusest, sest tihtipeale mõeldakse, et kirjanikud väga unistavad sellest, et kas või mõni nende teos oleks koolis kohustuslik. Et küll siis müüakse ja reklaamitakse ja loetakse, aga minu meelest see kohustuslikkus on kirjaniku kõige suurem õudusunenägu. Sest kujutage ette, kui te olete kirjutanud ühe raamatu ja siis on üle Eestimaa koolides trobikond 100 väikseid lugejad, kes mõtlevad, et selle mehe pärast ma saan 2, ma ei taha, ma otsin kuskilt Anna Abist mingi kokkuvõtte selleks, et selle inimese raamatut mitte lugeda. Et see kohustuslik on üks väga halb asi, samal ajal läbi on käinud ka see mõte, et see kohustuslikkus peaks muutuma meeldivaks tegevuseks, et kuidas teha see kohustuslik asi meeldivaks ja vabatahtlikuks. Ja mulle tundub, et kui meil alati ju keelefoorumitel on olnud võimalus teha ettepanekuid, siis mina teeksin ühe ettepaneku. Jälle see on minu enda praktikast, ja see on ettepanek kirjanikele. Ma ei tea, kas me tohime kirjanikele teha ettepanekuid, nad on tähtsad inimesed, nad kuuluvad üldjuhul kirjanike liitu ja nad ei taha ka teha midagi kohustuslikku, aga mul on üks selline soovitus kirjanikele, kes tahavad, et nende raamatuid loetakse. Tuleb kirjutada selliseid raamatuid, mida lapsed tahavad lugeda, kui me räägime lapsest kui lugejast. Ja selleks, et kirjanik oskaks kirjutada raamatut, mida lapsed vabatahtlikult tahavad lugeda, peab kirjanik neid lapsi tundma. Ja see võib-olla meenutab mõnda liikumist varasemal ajal, aga kirjanik peab lastega kogu aeg suhtlema. Lapsed on viimase 10-15 aasta jooksul väga palju muutunud. Nende huvid on teised. Ja see jutt sellest, et see, mis mujal kuskil toimub, see laps ei huvita, kui ma võtan tavalise tegevuse, mis toimub maa peal ja panen selle tegevuse Marsile. Lapsed väga hea meelega loevad seda, mis Marsil toimub. Ühesõnaga, kirjanikele paar soovitust. Esiteks, kirjutage selliseid raamatuid, mida lapsed tahavad vabatahtlikult lugeda ja et kirjanikud õpiksid lapsi oma lugejat paremini tundma. Juba see sõnavara, mida sa kasutad, lauseehitus, kõik see, et see peab olema selline, kus laps tõesti iseennast ära tunneb. Kui ta tunneb ennast ära ja kui see teda huvitab, siis ma ütlen ausalt, teil ei ole mitte mingit reklaami vaja. Need raamatud jõuavad ise laste juurde, kui lapsed tahavad neid lugeda. Aitäh, selle soovituse võib foorum küll teadmiseks võtta ja ka soovitusena kirjanikudele edasi öelda, või ma ei tea, kuidas see peaks toimuma Kirjanike Liidule. Aga Kirjanike Liidu esindaja on meil olemas, saab ette kanda selle Kirjanike Liidu koosolekul ka selle sama asja, aga selle kohustusliku kirjanduse ja autorite kohta võiks öelda seda, et tegelikult on need kirjanikud ammu surnud, kes kohustusliku kirjanduse nimekirjas üldiselt figureerivad. Aga ma tahaks nüüd tulla, Piret Soode istub meil siin niimoodi vaikselt, et teie ettekandest tuli välja väga huvitav paradoks, et lugemisoskus järjest nende näidete või selle 12-aastase vahega tehtud uuringust tuli välja, et lugemisoskus kahaneb, aga vanemate haridustase tõuseb, seda ehk siis ühiskonna haridustase tõuseb ja lugemisoskus kahaneb. Et mida vähem loetakse, seda haridumad on inimesed. See muidugi ei tähenda vist, ma kardan seda, et inimesed on seda haritumad, vaid pigem see tähendab hariduse devalveerumist või mis teie arvate? Ma ei julgeks nii julget väidet öelda, nagu te praegu ütlete, aga haridus on oluline. Tegelikult seda on ju
PISAs välja tulnud, et kõrgema haridustasemega peredes üldiselt on lugemisoskus parem. Selles mõttes meie pisike uuring ei kavatse seda ümber lükata ja meil ka tegelikult ta näitab, et lapsed lähevad kooli mõnevõrra parema nii-öelda tasemega. Aga meie uuring näitab pigem seda, et koolil on ka väga suur mõju. See, mis seal toimub õpetajaga klassiruumis, see on hästi tähtis. Et kool võtab suure mõju enda peale, nii et õpetaja roll ja ma arvan, et ka tegelikult see, mida Ilmar Tomusk ütles, see kirjanike roll ja kõik see muutub nagu väga tähtsaks, eks, et mida õpetaja pakub, kuidas ta teeb, kas ta arutleb ja näiteks kas sellele lapsele, kellel on ikkagi raske, et kas tema ka saab selles arutelus tegelikult kaasa lüüa, sest et lugemisena ise võib olla talle väga suur pingutus, aga pärast sinna arutelu võib ta nagu aidata jälle ta ree peale, nii et ma pean hästi oluliseks seda, mis siin ka välja toodi, et kui see lugemistehniline protsess on raske, siis samas neid lapsi tuleks toetada siis sellise muude aruteludega ja nende maailmapildi rikastamisega, mida ju on õpetaja kätes on hästi palju. Jah, tegelikult me peaks ju taotlema ikka seda, et lõpuks lugeda ei ole mitte raske, või lugeda on kerge. Et lugeda peaks tulema iseenesest nagu hingamine või alla neelemine, kui toidu oled suhu pannud. See tuleb aga jällegi eripedagoogina tean, et kõigile ta ei saagi kergeks, jääb ikka teatud osa inimesi, nagu siin ka oli, et me ei saa seda ideaali nagu võtta, et kõigil see läheb niimoodi lõmps ja lõmps uus raamat. Aga nendel, kellel on raske, et tal ei tekiks vastikust, sest et läbi selle vastikuse ta ei loe ja kui sa ei loe, siis tegelikult su keelelised oskused ei arene piisavalt, su maailmapilt jääb ahtamaks. Sellega me võime vist ka siin foorumis nõustuda. Siis üks asi veel, mida siin täna on nimetatud ja mis on aegade muutumisega kaasa tulnud, on see, et lisaks lugemisele on igaüks võib olla ka kirjanik. Järjest rohkem tuleb kirjutajaid ja varsti on kirjutajaid rohkem, nagu Marek Tamme esimest ettekandestki välja tuli, kirjutajaid varsti rohkem, kui lugejaid üldse ongi. Nii et kuidas see vahekord kirjutamise ja lugemisega on, ja siin mulle meeldis väga see Triin Soone rääkis, ma ei tea, kas ta on enam siin, aga tema rääkis igatahes sellest, kuidas nad Lastekirjanduse keskuses praagivad sellest 800 ilmunud lasteraamatust kohe mingi veerandi kõrvale, et nad on nii viletsasti kirjutatud ja ma tahakski tema käest küsida, aga ta on vist juba lahkunud, et kuidas, et see on tegelikult väga tähtis selline sõel, et kuidas ma nüüd ütlen, asjatundjad ütlevad, et see on prahtkirjandus ja see on kirjandus, mida tasub lugeda. Kust need asjatundjad tulevad? Sest on, mingis mõttes on see, ma ei tea, hinnang, et milline ema kirjutab oma lapsele tohutu südamevaluga, kirjutab raamatu ja Lastekirjanduse keskus tuleb, teie raamat ei kõlba kuskile, võtab Ilmar Tomuski, tema oskab näha toona lapsi ja tema kirjutab häid raamatuid. Et kust need hinnangud tulevad ja see hinnangud tulevad ikka sellest, et kui inimesed, need, kes peavad hindama, et nemad ise on haritud, ise on lugenud, ise tunnevad seda kirjandust. Kuidas te kommenteerite seda kirjutamise ja lugemise vahekorda ühelt poolt ja teiseks seda, et kellel on siis et kuidas siis sõelub välja see, mis on väärtkirjandus ja mis on paskkirjandus? See ongi vahel maitse asi. Kuidas? Vahel see ongi maitse asi, aga... enamasti ikka ei ole. On ikka ju. Kakeldakse nii, et vähe pole ju vahel, aga ma ütleks praktilise poole pealt näeb see välja niimoodi umbes, et kui saadetakse käsikirju, kirjastustesse saadetakse ju pidevalt. Et ma ei saa öelda, et iga päev 10 tükki tuleks, aga ma ikka lõbustan ennast vahel selle saksa kolleegi jutuga, et neile tuleb päevas 200, ma tõesti ei tea, mis siis tehakse. Aga tehakse nii, et loetakse 5 lehekülge ja kui 6. leheküljeks ei huvita, siis visatakse ära. Nii käib. Keegi üle lõpuni. Võimatu. Et Eestis nii palju ei tule käsikirju, aga üldiselt siis on ta jaotatud natukene, ütleme, sektsioonidesse. Et lastekirjandus visatakse kõige lihtsamalt kõrvale. Et põhjus ongi see, et seal on väga palju pahna ja teiseks seda on väga keeruline müüa. Et sellest on kergem loobuda. Kui saadetakse romaan, siis vaadatakse seda rohkem. Lühiproosat ka reeglina ei vaadata. Räägitakse küll, et inimesed loevad praegusel ajal lühemaid tekste ja nii edasi. Tegelikult lühiproosa ei ole populaarne. Et pigem ikkagi kõige kindlam asi, mida avaldada, on suhteliselt vanamoeline romaan. Aga mul ei ole täpset numbrit, kui palju neid käsikirju aastast tuleb. Aga sellise keskmise järgi võttes, ja keskmiselt tuleb neid nädalas ikka mingisugune 3-5, siis see tähendab seda, et aastast tuleb neid ju
ikkagi paarsada. Ja sellest paarisajast, mis niimoodi lihtsalt voona tuppa voolavad või tavaliselt e-maili kujul küll, ma arvan, et avaldatakse ikka kindlasti vähem kui 10%. Nii et selles suhtes ma arvan, et latt ei ole üldse eriti kõrge, et Eestis saada avaldatud, aga sellel lati taga on veel väga palju siiski. Lati taga on veel ka omakirjastuslikult välja anded. Marek. Just tahtsin ka seda jätkata, et Eestis on selles mõttes üsna iseäralik pilt, et suurem osa algupärasest kirjandusest ilmub ise kirjastamise teel. Eriti puudutab see luulet, aga üha enam ka proosat ja see ei tähenda tingimata, et tegemist on kehva kirjandusega, sest et ka väga paljud edukad kirjanikud, nagu ma ei tea, Urmas Vadi või Maarja Kangur ja teised avaldavad ennast ise või Indrek Hargla, Mihkel Mutt, et see on nagu üsna kummaline ja sinna diskussiooni minemata lühike vastus on Kultuurkapital, mis seda kõike võimaldab. Aga tõsi on see, kui tulla tagasi algse küsimuse juurde, et me näeme viimastel kümnenditel seda põnevat ja kummalist tendentsi lugemise, kirjutamise lahutamisest. Et kui me varem eeldasime, et kirjutamine eeldab lugemist, siis seda ei pea enam tingimata eeldama. Ja mulle oli, mäletan, üsna ilmutuslikku mõned aastad tagasi rääkis Loomingu ajakirja Looming kirjandustoimetaja, et ta saab järjest rohkem kaastöid autoritelt, kes pole kunagi Loomingut avanud. Ehk et ta saadab Loomingusse oma värsid või oma novellid, teadmata, mida see Looming üldse avaldab. Ja lihtsalt, et see tundub hästi kummaline neile, kes eeldasid, et kui sa luulet kirjutad, siis sa ka luulet loed, aga see enam nii ei ole. Et päris märkimisväärne hulk inimesi, kes luulet avaldavad, luulet ise ei loe peale iseenda kirjutatud luuletuste. Ja ma möönan, et see on põnev areng, eks ole. Ja küsimus on, et kas on võimalik kirjutada head luulet, kui piirduda ainult oma enda dieediga. Vastus ma arvan, et ei. Aga ma arvan, et nähtusena seda tasub alla kripsutada. Minu arust vist FS selle korda kunagi ka täpsustas kuidagi huvitavalt, et kes moodustavad keskmise Loomingu ostja nagu selline läbilõike, et ühed on sellised raamatukogud, siis on mõned harjumuspärased tellijad, siis on need, kes ostavad numbri sellepärast, et seal on ilmunud parajasti nende luuletus või jutt või siis kolmas variant, et on ilmunud selle kohta arvust. Ja räägivad jutud, et on vaadatud, kui palju Kirjanike Liidu liikmed tellib Loomingut ja numbrit eelistatakse hoida saladuses. Jah, see on tark mõni asi avalikkusele jätta avamata. Siin on nüüd lõpusõna aeg ja professor Lindström, palun lõpusõna. Ja, lõpusõna võib ka küsimuse vormis esitada, aga sul on mikrofoni taha, muidu televaatajad ei kuule. Üks asi, mis mulle tänasest päevast jäi kuidagi hinge peale, on see, et poisid ja mehed loevad nii palju vähem. Ja mu küsimus võib-olla teile on, kas see on probleem esiteks? Ja teiseks, kui see on probleem, siis mis ikkagi selle vastu teha annab või mis teie mõtted selles osas on? Mis te arvate, kas on probleem? Natuke ikka on, jah. Või ma nagu nii kirjasta kui lugejana nagu tajun üsna selgelt, et kirjandus on viimase 20 aastaga muutunud rohkem naiste asjaks, võiks isegi öelda veel rohkem naiste asjaks, sest eks ju ennegi lugesid naised rohkem, aga praegu ta on veel palju rohkem kaldu sinna nurka. Et selles mõttes mul on nagu tunne, et meil on küll tulnud võib-olla selline peaaegu põlvkond uusi naisautoreid ja siis seda on nagu vahel eksponeeritud kui nende naisautorite suure eduna, aga mul on tunne, et siin on väga tugevalt see teine pool, et mehed on lihtsalt ära kukkunud väga kõvasti. Nii et see ei ole terviklik. Ja küsimus on, et mis nemad siis loevad, et kas nad on just, vaat see keskealine mees eriti, mida ta siis loeb, ma ei tea. Selle joomahullu käsiraamat või päevraamatut. Aga mitte ainult, 40% olid seal ka naised. Aga ega ühesõnaga selle probleemi nentimisega me peame vähemalt meesterahvastena minema ja hakkama raamatut lugema. Mina ütleks ühe nagu soovituse küll, mida tegelikult Ilmar Tomusk ütles, et
poisi hingeelu peaks nagu tundma. Et mul on endal 10-aastane ja tegelikult Ilmar Tomuski raamatut loeb küll, kui muidu väga ei taha. Et ikkagi see, kui sa seda poisi hinge ja neid huvitavaid sündmusi sinna põimid, siis see on ikkagi väga oluline. Mitte, et sa nüüd imet teeks. Jah, ma olen sellega täitsa nõus ja on meil aeg kahjuks läbi. Ja et ma mäletan oma lapsepõlvest, et minu hinge pugesid küll mitmed autorid. Ilmar Tomusk siis veel raamatuid ei kirjutanud, aga see on nipp tõesti. Ja selle nipi nentimisega me peamegi täna lõpetama, sest aeg on täis ja mikrofonimehed panevad meil eetrilukku. Aitäh televaatajatele, aitäh foorumil osalejatele ja järgmine aasta või ülejärgmine aasta jälle keelefoorumile. Aitäh osalejatele ja ongi kõik. Head aega!